Ma viisin näiteks oma naise kinno hiljuti. Ostsin piletid internetist. Nii et kui me kohale läksime, siis ma läksin kohe snäkkide juurde. Ma võtsin popcorni, ma võtsin nachod ja ma võtsin liiter kokat. Sest ma olen suur poiss. Ja siis mul olid kõik need asjad käes. Mul oli siuke tunne, nagu ma teenindaks mingit lauda. Ma olid käed kinni ja siis me sõitsime eskalaatoriga üles ja poole tee peal naine küsis minu käest, mis saalis me oleme? Ja ma olin seal nagu, et ei no super. Võtan siis telefoni ka kätte, vaat. Ja siis ma vaatasin telefonist. Me oleme teises kinos. Tead, kui sitt on nachodega bussis oma seansile sõita või? Lihtsalt istud seal ja... Eriti loll oli see, et kui ma jõudsin sinna teise kinno, siis see töötaja seal ei tahtnud mind sisse lasta. See ta ütles, et oma söögi ja joogiga ei tule. Kus ma selle liitrise kokatopsi kodust kaasa? Ma tõmban seda nõudekast välja ju. Nüüd ma pidin talle tšekiga tõestama. See oli ka piinlik, see kus ma olin seal mingi, no tähendab, enne ma olin Solarises ja nüüd ma olen Ülemistes. Väike ränduri eine. Seepärast vaata, ma ei saagi aru, kui inimesed kurdavad mingi, et noh, et kinos need reklaamid on algus nii pikad, ma söön kõik oma popcorni ära. Ma sõin teel saali. Ma elan Mustamäel. Keegi siit elab veel Mustamäel. Väga mõnus. On praegu siin olla, on ju? Ei reaalselt, kui me kõik oleksime korraks hästi vaiksed, lihtsalt kuulake seda. Mitte keegi ei puuri. See on puhkus. Seal ma olen 2 aastat Mustamäel elanud, mu naaber puurib üle päeva. Ma nagu päris ausalt, üle päeva. See on jõudnud sinna punkti, kus ma ei ole enam pahane. Ma olen lihtsalt huvitatud. Mõtled, on 2 aastat üle päeva puurinud. Ma tahaks näha, milline ta korter välja näeb. Tal peab pind otsa saama ju. See ei ole võimalik, ta elab lihtsalt suure hiirte juustu sees lihtsalt. Ja ta puurib nii kaootilistel hetkedel ka, no täiesti suva ajal. Ma siis kujutan ette, kus ta vaatab naisega õhtu koos telekat ja siis naine ütleb mingit, oiss, too jäätist. Ja siis see tüüp on nagu okei, ja teel kööki lihtsalt. Mis kuradi Hansu ja Grete värk see on? Ta ei mäleta, kus elutuba oli pärast või? Äkki ta on mingi vanakooli vend, tead need tüübid, kes on mingid, mul on ainult ühte tööriista vaja, et kõik tööd ära teha. Ja siis ta tööriist on tal akutrell. Ja töö, mida ta teeb, on see, et ta võtab vahe seina maha. Lihtsalt auk augu haaval. 2 aastat hiljem ukse ava on valmis. Vähe pikem projekt. Ma hakkasin prügi ka sorteerima. Vaata, Mustamäel on see teema, et prügimaja on nagu korterist eemal. Seega nüüd ma olen oma 5 prügikotiga lihtsalt parklas. Kõik need vanad mammid tulevad akende peale. Ma olen seal parklas nagu mingi gladiaator, vaata. Nad tulevad rõdule ja nad on mingi päeva meelelahutus. Ja see oli, ma astusin mingi 2 sammu, 1 prügikott läks lihtsalt lõhki. Sisu igale poole. Muidugi see kott, kus sees oli kassiliiv. Ma veel nägin seda junni veeramas. Lehvitasin selle.
Ja siis ma mõtlesin, ma panen teised prügikotid maha, hakkan koristama. Ma panin prügikotid maha, aga mu käsi läks kogemata natukene ühe prügikoti sisse. Ja see läks jogurtiga kokku. Mul oli nii vastik olla, ma mõtlesin lihtsalt, et tead, tehniliselt ma viisin selle prügi välja. Ma jätan kõik siia. Ja siis ma nägin oma naist akna pealt, kes oli mingi lõpuni. Nüüd on mingi uus teema ka, see prügimaja käib uksekiibiga lukku. Meil pole isegi rattakuuris valvet. Miks me valvame prügi? Nüüd ma pean selle jogurtise käega taskust võtit otsima. Sain sinna sisse, tegin biolaguneva luugi lahti. Mingi tüüp oli sinna visanud banaanikoored, aga need olid ilusti plastikkarbi sees. See on mul jogurtine käsi, ma olin nii kätas. Panin oma patareid ka sinna lihtsalt. Ja samal ajal, kui ma seal toimetasin, mingi vana naine tuli just korterist välja, nägi mind seal askeldamas ja röökis üle terve hoovi, nii et kajas. Ei sobra seal raisk! Ta mõtles, ma olen prükkar. Ja ma olin selle jogurtise käega seal nii kettas. Ma siis keerasin ümber ja ütlesin, kaua haugud, pakime sinuga siia biolagunevasse.